Pikaajalise üürimise kõrval on tänases internetiühiskonnas väga tugevalt esile kerkinud ka võimalus üürida oma kinnisvara välja lühiajaliselt. See on mõeldud nendele inimestele, kellel on soovi teenida võib-olla natukene rohkem raha, kui pikaajalise üüriga võimalik on. Teisalt on sellega kindlasti kaasas ka suuremad riskid ja rohkem tööd. Kõige levinumad kohad, kus täna lühiajalise üüriga tegeleda saab, on booking.com ja viimaste aastatega väga jõuliselt kogu maailma vallutanud Airbnb. Vaatame üle, millised on plussid ja miinused pikaajalise ja lühiajalise üürimise korral, et sa saaksid teha enda jaoks parima võimaliku otsuse, millist teed sa minna soovid. Kõige suurem pluss lühiajalise üürimise korral on loomulikult suurem teenimise võimalus. Lühiajalise üüri korral on tihtipeale nädalaga võimalus teenida sama raha, mida sa võib-olla teenid pikaajalise üürimise korral 1 kuuga. Lühiajalise rendi puhul on väga palju mängus ka hooajalisus. Kõrghooaegadel on sul võimalus hinda üles kruttida, madalhooajal saad jälle väga sujuvalt hinda langetada, kui vaja on. Kõik sõltub sellest, kui palju ja kui aktiivselt sa oma kinnisvara välja üürida tahad ja milline on see soovitud tulu, mida sa siis nädala või kuu jooksul teenida soovid. Teine oluline pluss on suurem paindlikkus. Sa saad ise otsustada, mitu päeva nädalas või kui pikkadeks perioodideks sa lühiajalise üüri korral oma kinnisvara välja üürida soovid. Teatud perioodidel võid sa selle üldse portaalidest maha võtta. Pikaajalise üüri puhul sellist võimalust ei ole, sest kui sa oled teinud pika lepingu, siis üürnik elab seal sees ja sinul selle korteri kasutamise võimalus puudub. Lühiajalise üürimise korral näed sa korteri seisukohta pärast igakordset üürniku lahkumist. Pikaaegse üürikorteri puhul sul selline võimalus puudub. Seega on sul lühiajalise üüri korral olemas kogu aeg see kindlustunne, et korteriga on kõik korras. Tõenäoliselt ei hakka lühiajalise üürimise korral ka inimesed, kes tulevad kohale 2 või 3 päevaks korteris müüblit ümber tassima või kuskile seina pilti puurima. Pikaajalise üürimise korral on see võimalik ja kui vastavalt kokkuleppeid pole, on sul vaja hiljem üürisuhte lõppemise korral tegeleda vastavate tagajärgedega. Lühiajalise üürimise korral on sul võimalus samaaegselt ka korterit müügis hoida, mis tähendab omakorda seda, et sul on kogu aeg võimalus näidata potentsiaalsetele ostjatele tühja ja korras korterit. Pikaaegse üüri korral, kui sul on üürnik sees ja sa samal ajal müüd seda korterit, siis tavaliselt ei ole üürniku huvides väga sellele müügiprotsessile kaasa aidata. Aga nagu ikka, ei ole head ilma halvata. Lühiajalise üüri puhul on olemas väga selged plussid, aga vaatame nüüd üle ka, mis on võimalikud miinused või riskid, millega sa lühiajalise üürimise korral arvestama peaksid. Kui pikaaegse üürimise korral annad sa korteri üle sellisena, nagu ta on, täpselt sellise sisustusega ja üürnik tuleb siin oma asjadega sisse, kaasa arvatud siis voodipesu, nõud, olmeelektroonika ja muu selline, siis lühiajalise üürimise puhul võrdub sinu kinnisvaraobjekt sisuliselt konkureerib hotelliga, mis tähendab seda, et sul on vaja teha investeeringud voodipesusse, osta tehnika, olmeelektroonika, nõud, ehk sisustada see korter täielikult selliselt, et kui see üürnik sinna tuleb, siis tal on kõik eluks vajalik olemas. Teine päris arvestatav argument, mis lühiajalise üürimise kahjuks räägib, on oluliselt suurem ajakulu. Lühiajalise üürimise puhul tuleb sul kogu protsess väga põhjalikult läbi mõelda. Kuna üürnikud tulevad reeglina mõneks päevaks, siis on sul vaja läbi mõelda võtmete üleandmise ja vastuvõtmise protsess. Tihtipeale saabuvad välismaised külalised öösiti. Kas sa oled valmis selleks, et öösiti üles ärgata, nendega kohtuda või leiad sa kellegi, kes tegeleb kogu selle üürile andmise protsessiga,
see omakorda tähendab seda, et sa tõenäoliselt pead loovutama osa sellest üüritulust, mida sa sealt teenid. See kõik on väga oluline osa sellest protsessist, mis tuleb enda jaoks läbi mõelda. Kas sul on olemas see aeg ja tahtmine, et pidevalt ringi joosta ja sebida nende küsimustega, mis selle üürile andmisega kaasnevad. Nii nagu pikaaegse üürimise puhul on ka lühiajalise üürimise puhul üks väga oluline punkt, millega arvestada ülitihe konkurents. Selle e-kursuse tegemise ajal on Tallinnas saadaval üle 300 erineva korteri. Need on need konkurendid, kellega sa hakkad võistlema potentsiaalsete üürnike huvi nimel, kui sina alles alustad ja teised on seal olnud juba mõnda aega, osa nendest suisa professionaalsed ettevõtjad, kellel on väga läbimõeldud turundusstrateegiad selleks, et üürnikes huvi äratada, siis sa pead arvestama sellega, et konkurentsis püsimiseks ja normaalse sissetuleku teenimiseks on vaja alguses kindlasti väga palju uurida ja õppida. 4. ja viimase punktina on loomulikult vaja välja tuua see, et lühiajalise üüriga kaasneb päris suur risk. Ja sarnaselt pikaaegse üüriga on ka siin võimalus potentsiaalse üürniku kohta teha taustakontrolli, vaadata, millised reviewsid on eelmised omanikud nende üürnike kohta kirjutanud ja nii edasi ja nii edasi. Siiski, nagu pikaaegse üüri korralgi, sa mitte kunagi ei tea, kes on need inimesed, kes sinna tulevad. Kui korter üüritakse 2 või 3 päevaks, näiteks tullakse nädalavahetuseks, siis ilmselgelt ei pea olema hiromant selleks, et aru saada, et tõenäoliselt võib sinna sekka sattuda ka mõni pidu. Kui on peod, juhtub igasugu huvitavaid asju. Keegi võib korteris midagi ära lõhkuda, mis omakorda tähendab seda, et kui see üürnik sealt lahkub, pead sa võib-olla tegelema võimalike tagajärgede likvideerimisega. See omakorda nõuab täiendavaid väljaminekuid. Küsimus on, kas sa oled selleks valmis?